Vlogmassi 9. päev ja kell on tegelikult juba 3. Ma alustan vlogimist täna eriti hilja ja näete, seal selja taga hakkab kohe midagi väga põnevat toimuma. Aga juba esmaspäeval näete seda ja filmimise päeval on kohustuslik mul üks Statoili latte nagu, sest et ma ei jõua millegi muuga tegeleda kui ainult ettevalmistustega. Igatahes on meil nii kiire, me peame ära jõudma selle kõik teha siin vähem kui 2 tunniga vist. Asi küpseb veel. Nii et hakkame kiiresti pihta siis. No nii, meie maja on nüüd valmis ja... Saad valmis. Ja on ju valmis ju. Mis me siin enam ikka teeme. Ja nüüd me laeme natukene akut, et siis teha ära ka introd ja outrod ja värgid-särgid. Kuidas rahule jäid? Ma jäin päris rahule. Täiega vahva ja ma juba ootan, et te saaksite seda kõik esmaspäeval vaadata, et... Sa vlogis ei näita, jah? Ei. Ma ei hakka tegema seda sneak peeki teile, sest et te peate esmaspäeval vaatama minema. Ja siis meil on maja ees on üks karu. Siga. Karu. Siga. See on üks piparkoogist karu. See on üks piparkoogist siga. See on roosat värvi. Sina tegite roosat. Te peate esmaspäevase video alla kommentaari jätma, et kas see on siga või karu. Kuna meil jäi päris palju seda piparkoogi tainast alles, siis ma otsustasin, et teeks natukene neid piparkooke siis niisama ka. Ja niisugune korralik segadus on siin. Plaadi täis siis erinevaid piparkooke. Ja natukene tegelikult jäi seda tainast veel alles, aga kuna siia plaadi peal rohkem mahus, ma ei viitsi seda väikest unikut siin enam ära teha, aga jah. Mul on peaaegu kõik valmis nüüd ja Joosep kaunistas ka mõned piparkoogid ära, aga tahad näidata neid ise või? Ei soovi. Ma üritan teile näidata niimoodi, et ainult minu omad jääksid peale. Ja ühesõnaga, sinna ei tasu vaadata. Okei, mul on siin veel 3 tükki on kaunistamata, aga enamus on tehtud. Et selline valik siis. See siin muide on ka tegelikult Joosepi tehtud. See on leht, kui keegi aru ei saa. Aga jah, nii et ütleme nii, et ma ei ole väga osav selles kaunistamises, aga ma üritan siin natukene kompenseerida seda erinevate pärlite ja asjadega. How did I lose my virginity? Mul on nii palju häid variante. Väga hea. Ma ei tea, millega tulla meil. Justin Bieber. Balls. Rehab. Just touching David Beckham's hair. No on selle. See pidi olema see. David Beckham. Ja see pidi olema see. Tšau! Käes on vlogmassi 10. päev või? Täna on vist 10. detsember. Ja nagu näha, siis mina olen jõudnud hoopis kuhugi teise asukohta, ma olen Pärnus. Eile õhtul jätsingi ma vlogi lõpetamata, sest et meil tulid sõbrad külla, me mängisime Cards Against Humanity't ja mingid kaardimänge ja värke. Ja ma sain magama mingi 3:30 ajal või? Ja nüüd on kell 12, peaaegu, veel ei ole päris. Ja ma olen juba Pärnus, ehk siis ma olen suht väsinud. Ja Pärnusse tulin ma nüüd hetkel siis ainult selleks, et minna juuksurisse. Ja siis hakkan kohe tagasi Tallinnasse sõitma. Alguses ma plaanisin küll jääda nagu nädalavahetuseks siia, aga kuna Tallinnast tulid uued plaanid peale, siis teen siukse lihtsalt kiire käigu, et käin juuksuris ära ja sõidan kohe tagasi. Väga paljud alati mõtlevad, et miks ma Pärnus juuksuris käin, aga mul on siin olnud oma juuksur nagu eluaeg. Ja see on nii rahakoti sõbralik ja tal on täpselt õige värv, mida ma tahan. Ja nii ongi lihtsalt ma ei tea, mulle meeldib. Et ma tegelikult ju taast ma ei sõida ainult selle pärast Pärnusse, et ma veedan siin ka rohkem aega. Aga täna kukkus nii välja. Ma nüüd lähen juuksurisse ja teeme nüüd siis väikse enne pärast kaadri või. Et enne näen ma välja selline ja pärast ongi juuksuris käidud. Nagu ka pähe joonistatud, nii et nüüd võib hakata siis tagasi Tallinna poole sõitma ja ma arvan, et te näete seal Tallinnas tuttavaid nägusid varsti. Väga põnev, väga põnev. Me lähme vaatame, mis toimuma hakkab. Marti, ma ei tule enam mitte kunagi su poole! Siis sa kutsusid mind ja nüüd sa niimoodi. On valmis? Tege nii ka. Sitsid-satsid. What the Vaadake. Siis Kairi.
Jaa. Kas te juhatasite ennast ka siia või? Ma olen siin ammu olemas. Oled hea? Aga kas võid ju öelda? Vaadake, Marti sassis tuba. Häbi. Päkapikud käivad piilumas, need ma ei tea. Mina ei ole juba ma olen 3 aastat kinke saanud. Üldse vä? Mitte ühtegi kingitust. Selles nagu mul on vaata selline probleem, et nagu väiksena oli ka samamoodi, et miks ma vihkasin jõule, sellepärast et vaata, kuna mul jõulud ja sünnipäev on üsna sarnas samal ajal, on ju. Millal su sünnipäev on? 18. jaanuar, suht lähedaltki. Siis see oli see, et pidevalt nagu talle tehti mingi suurem kink, teeme siis sulle suurema kingi nagu. Siis mul oligi see nagu, et mulle nagu ei meeldi väga jõulud. See on kurb. Jõulud on niimoodi ära. See on väga kurb. Vaata, Kairi teeb sinna seda. Ja no selles mõttes, aga igal veel jah, kinke mina pole saanud, olen halb laps olnud. sa lihtsalt ei ole kunagi oma soove edastanud jõuluvanale? Kell on juba 2 öösel ja me jõudsime koju, käisime sõbral külas ja mulle meenus, et ma ei ole avanud paar päeva jälle advendikalendreid koos teiega. Ja täna ja eile olid siis Kopenhaageni aknakesed. Huuletoode on jälle siukene tume lilla, punane, ma ei teagi, selline. Ja lauvärvitoon on siuke kuldne. Natuke nagu roheka alatooniga, siuke päris huvitav värv jälle. Ja šokolaadikalendrit ma praegu avama ei hakka, sest et ma ei hakka siin kell 2 öösel šokolaadi sööma. Aga mis on selle nädalase loosi siis auhinnaks, on koti täis Nixi tooteid. Siin on päris paras ports neid. Korra kallan need siit laiali ja näitan neid ka. Ühesõnaga leidub siin silmatooteid, huuletooteid, kulmudele, põskedele, igasugust toredat kraami. Nii et selle nädala kommenteerijate vahel läheb siis see kingikott loosi. Ja võitja siis teavitan nagu ikka siis esmaspäevases videos. Vot, aga kuna kell on palju, siis tuleks magama ära minna. Nii et tänaseks soovin siis teile jälle head ööd ja aitäh, et vaatasite, olge tublid ja näeme varsti jälle. Tšau!